põgenemine maale. Pärast kurnavat nädalat täis tähtaegu ja stressi otsustas emma, et on aeg põgeneda linnamelu halastamatu tempo eest. Ta igatses värsket õhku, rahu ja puhkust ekraani vaatamisest. Kiire otsing internetis viis ta võluva maamajani, mis asus veerlevate küngaste ja laiuva põllumaa vahel. Mõne klikiga broneeris ta oma nädalavahetuse puhkuse põnevil mõttest kauaoodatud pausist. Kui emma maamaja saabus, lummas teda kohe rahulik maastik. Õhk oli karge ja lõhnav, täis metsikute lillede ja värske mulla aroomi. Ta astus autost välja ja hingas sügavalt sisse, tundes, kuidas linnaraskus tema õlgadelt kaob. Maja ise oli armas, puittaladega, rookatusega ja väikese aiaga, mis õitses värvikirevate sõites. Pärast asjade lahtipakkimist otsustas ta uurida ümbruskonda. Kõndides mööda kitsast kruusateed ümbritsesid teda looduse hääled, linnulaul, lehtede sahin õrnas tuules ja eemalt kostev ojavulin. See tundus nagu teine maailm, kaugel eemal tuttavast autode signaalidest ja rahvarohketest tänavatest. Rännates sattus ta peale kohalikele elanikele, kes tegelesid köögiviljaajaga. Huvitunult lähenes ta neile. Hei, teie aed näeb imeline välja. Mida te siin kasvatate? Seltskond tervitas teda soojalt, tutvustades end Millerite perekonnana, kes oli selles paigas elanud juba mitmeid põlvkondi. Nad rääkisid oma pühendumusest mahepõllumajandusele ja jagasid teadmisi erinevate kultuuride kohta. Emma kuulas tähelepanelikult, haaratud nende kirest kestliku eluviisi vastu. Kas sooviksid veidi aidata, pakkus proua Miller, viibates tomatite lapile. Meil kuluks üks abikäsi ära ja ehk õpid sa mõne nibi. Esialgu kõhkledes nõustus emma kutsega uudishimulik kogema maaelu otse ja isiklikult. Kinnaste ja väikese korviga varustatult liitus ta nendega aias. Päike soojendas ta nahka, kui ta kaevas käed mulda ja noppis küpseid tomateid. Nad vestlesid kõigest, aianduse tehnikatest kuni kohalike festivalideni ja emma leidis end taas naermas ja inimestega tõeliselt suhtlemas, mida ta polnud ammu tundnud. Pärastlõuna jooksul täitis teda rahulolu ja rõõm. See käed külge kogemus oli värskendav ja elavdav, kaugel tema kontori steriilsest keskkonnast. Ta mõistis, kui väga ta oli igatsenud elu lihtsaid rõõme. Hiljemsel õhtul naasis emma maamajja, väsinud, kuid õnnelik. Valmistades õhtusöögi tomatitest, mille ta oli ise korjanud, mõtiskles ta oma päeva üle. Maapiirkonna vaikus võimaldas tal mõelda selgemalt kui kuude jooksul. Ta tundis, kuidas tema mured hajusid nagu hommikune udu päikesevalguses. Järgmisel päeval otsustas emma minna matkama lähedal asuvasse metsa. Veepudel ja seiklusvaim kaasas, asus ta rajale, mis lookles läbi puude. Maastik oli hingematev, majesteetlikud tammed, erksad metsikud lilled ja selgesinine taevas kõrgemal. Ta tundis vabadust, kui kõndis, ainukesteks helideks tema sammud ja lehtede tasane sahin. Kui ta jõudis lagendikule, peatus ta, et vaadet nautida. Kümkad rullusid silmapiirini ja väike jõgi lookles alloorus. Selles hetkes tundis ta sügavat rahu. See oli järsk vastand kaootilisele elule, mille ta oli selja taha jätnud. Suur kivi istmeks võttis ta välja oma päeviku ja hakkas kirjutama. Ta valas oma mõtted lehekülgedele, mõeldes kogemustele ja maaelu lihtsusele. Esimest korda üle pika aja tundis ta end inspireerituna. Kui ta õhtul maamaja tagasi jõudis, leidis ta Millerid valmistumas oma iga-aastaseks suviseks grillipeoks. Nad kutsusid ta liituma ja emma võttis kutse rõõmuga vastu. Päike loojus, heites sooja kuma üle aia ja emma leidis end ümbritsetuna naerust, maitsvast toidust ja kogukonna soojusest. Õhtu jooksul kuulas ta lugusid maaelust, jagas eineid ja õppis isegi täiuslikult köögivilju grillima. Millerid kohtlesid teda nagu pereliiget ja emma tundis sügavat kuuluvustunnet. See oli selge meeldetuletus sidemetest, mida ta sageli linnakiiruses unustas. Kui öö lõppes, mõtles emma oma nädalavahetusele. Ta tuli maale, otsides pelgupaika, kuid leidis midagi palju sügavamat, selguse, ühenduse ja taasleitud tänulikkuse elu lihtsate rõõmude eest.
kui ta lõpuks oma kotid pakkis ja linna naasis, tundis ta kurbuse ja tänulikkuse segu. Nädalavahetus oli muutnud tema vaatenurka. Ta mõistis, et kuigi linnal on oma võlu, pakub maa hoopis teistsugust rikkust, mida ta tahtis endaga kaasa võtta. Tagasiteel andis ta endale lubaduse, leida lihtsuse ja ühenduse hetkiga linnaelu saginas. Inspireerituna kogemusest plaanis Emma oma rutiini rohkem õuetegevusi, kogukonna osalust ja teadlikkust. Kui ta jõudis linna piirile, vaatas ta veel viimast korda tagasi kaugete küngaste poole ja naeratus hiilis ta näole. See põgenemine maale ei olnud lihtsalt puhkus, see oli olnud teekond eneseavastuse ja uuenemiseni. Ta teadis, et naaseb Villovtreeki veel, aga praegu oli ta valmis taas kodumaailmale vastu astuma, kandes südames maaelu vaimu. Why did Emma decide to go to the countryside? A. To escape the city and relax. B. To find a new job. C. To visit her family. The correct answer is A. To escape the city and relax. Who did Emma meet in the vegetable garden? A. A group of tourists. B. Her childhood friend. C. The Millers, a local family. The correct answer is C. The Millers, a local family. What activity did Emma join during her visit? A. Helping in the vegetable garden. B. Fishing by the river. C. Building a new cottage. The correct answer is A. Helping in the vegetable garden. What did the countryside teach Emma? A. The value of simplicity and connection. B. How to work faster. C. That city life is better. The correct answer is A. The value of simplicity and connection. How did Emma feel when she left the countryside? A. Indifferent. B. Sad but grateful. C. Angry and frustrated. The correct answer is B. Sad but grateful. We hope you enjoyed these Estonian short stories. If you're looking to improve your Estonian language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C1 advanced level for those more fluent in Estonian. And keep an eye out for more Estonian language learning videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.